Tere tulemast, kuuled Grit Startup turunduse podcasti, kus suurime edukatelt Eesti ettevõtetelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt. Ja mina olen Katri-Helena Komp. Ja veel enne, kui me läheme tänase külalise juurde, siis me ütleme aitäh Zone'ile, kes meid sel hooajal toetab. Ja Zone on väga tore lahe Eesti ettevõte kogenud internetiteenustes ja aitab ettevõtetel luua ja hoida oma kohta internetis, alates sellest, kui sa registreerid oma selle domeeni nime, kuni siis kodulehe e-posti majutamiseni välja. Ja täna me räägime turundusest ühe maailma suurima tehnoloogia ettevõttega ja räägime nende kommunikatsiooni ja turunduse köögi poolest. Meil on külas Samsung ja Samsung on samuti tänasele episoodile õla alla pannud ja meil on väga hea meel, et sa oled meil külas. Meil on täna külas Saskia Kivi. Hei, väga tore siin olla. Alustame algusest. Räägi enda rollist Samsungist ja milline on su igapäevane töö, mida sa teed? Mina olen siis Samsungi, nagu sa mainisid, kommunikatsioonijuht Eestis ja minu igapäeva töö on siis nii klassikaline suhtekorraldus, mis hõlmab siis endas nii pressiteadete kirjutamist, väljasaatmist, meediaga suhtlemist, meediapäringutele vastamist, kui siis ka tänapäeval essential osa kommunikatsioonist ja turundusest, ehk siis ka mõjuisikute turundus. Ja kuidas see Samsungi ava natuke pilti, mis see hierarhia ja struktuur seal on, kuidas see turundus siin Baltikumis ja kommunikatsioon on korraldatud? Samsung, nagu siit ka läbi käis, on väga suur ettevõte. Et kui ma varem töötasin Elisas ja see tundus mulle suur korporatsioon, ehk siis me oleme Eestis ja Soomes Elisa, siis Samsungi peakontor on Koreas ja Samsungi tütarettevõtteid või siis hargneb lahti üle kogu maailma ja Euroopas on siis ka Samsung esindatud nii Lätis, Leedus kui ka Eestis. Ja meie kogu suhtlus käib siis tuleb meile ülevalt, ehk siis kogu informatsioon Koreast, see liigub siis meil edasi veel Euroopa kontorisse, kust siis ta omakorda jõuab siia meie nii-öelda väiksesse konnatiiki. Ja mainisid Elisat, sa on ka kuuldus, et sa oled ka natukene startup maailmas olnud, mis su taust seal on? Ja Elises ma töötasin siis samuti PR-is ja sotsiaalmeedia juhina, aga pärast seda ma siis liikusingi edasi startupi maastikule, töötasin turundusjuhina ja siis lõin enda väikese agentuuri, kus siis ka minu peamisteks klientideks tihti olid startupid, kes jäid siis ka pigem just sinna tehnoloogia, finants, ehk siis siiski küllaltki lähedale sellele maastikule, kus ma praegu jätkuvalt olen. See on väga huvitav, et taastahakse see kuidagi vahe vastupidi, et tuleks see kuidagi suurest korbist, et ma tahan nüüd otsustada, ma tahan tegeleda startupidega, et kus ma saan rohkem olla kaasatud, sa oled vastupidi teinud. Oled sa rahul selle valikuga? No ma tegin ju ka niimoodi nagu snip-snap, et ma tegin korraks, tegin selle korpo, siis võtsin 5 aastaks või umbes nii palju tuli, tegin seda nii-öelda startupi ja enda asja ja siis tundsin jälle, et kuidagi hakkab see mugavustsoon tekkima, kust nagu kuidagi ongi endal väga siuke lihtne olla, et tead, mida teha, tead, kuidas teha ja siis mõtlesin, et ma teen endale sellise väikse raputuse jälle, et lähengi tagasi. Mis on siuke peamine vahe, mis sa tooksid siukse nagu mingi startup maailma ja suure korbi vahel, siuke esmane mingi ehmatus oli? Kiirus. Ilmselgelt kõik, kes on startupidega ja korpodega kokku puutunud, teavad, et see, kuidas sa saad mingeid asju otsustada ka niimoodi, et sa helistad tegevjuhile ja ütled, kuule, mul tuli ülihea idee, aga meil on 2 tundi aega, kas me teeme selle ära? Siis sellises suurettevõttes paratamatult ei saa sellist asja enam teha. Aga kui palju mingeid strateegiaid saab nagu, kas mõelda ellu viia, et mis osas nagu on võimalik seal nagu kaasa rääkida ja mis osas on see, et lihtsalt täidad nagu neid käske, mis ülevalt poolt tulevad nii-öelda? No neid käsud on ka võib-olla nagu karm öelda, aga neid ettekirjutusi, neid asju, mida peab tegema siis kohalikel turgudel on kindlasti ka väga palju, aga samas
alati võetakse arvesse ka seda, et kõik turud on erinevad. Ehk siis see, mis toimib USAs, mis toimib UK's, ei pruugi toimida siin meil Baltikumis. Et selles mõttes on väga hea, et ikkagi selliseid kohalikke nüansse saab sisse tuua. Aga kui palju see tööst on selline raporteerimise pool ja kui palju siis päriselt jääb sul aega asjade ära tegemiseks? Nagu me rääkisime, siis suurettevõtte elu on teistsugune ja neid tulemusi, esiteks eelarved on juba ka nii palju suuremad, et see on ka võib-olla üks asi, mis eristab startupi maailmast, et kui sa saadki selle startupi maailma briefi, siis sul on vaja hästi palju asju teha, hästi väikse eelarvega, loomulikult igas ettevõttes on see eesmärk, aga siiski seda mänguruumi on natukene rohkem ja aga selle võrra on ka kindlasti see järelevalve suurem, et mida me teeme, kuidas me teeme ja kuidas me saame neid tulemusi jälgida niimoodi, et me saaksime siis kas seda edu korrata või veel paremini teha või siis teistpidi, et kui mingi asi ikkagi ei toimi, et siis me näeme, miks see nii läks, et meil on need numbrid, meil ongi see raporteerimine selle jaoks, mitte lihtsalt selle jaoks, et mingid Exceleid kuskil täis vekseldada, vaid selle jaoks, et seal nende numbritega midagi teha. Aga kuidas on nende tootekategooriatega, et Samsungis on meeletult tooteid, mulle läks väga kirjuks, et kuidas jagada seda kirge kas või juba, et milline siis, kuhu siis enda süda panna ja kuhu siis teha lihtsalt asjad tegemise pärast. Kuidas seal see osa on jaotatud ja kas sa tegeled kõigi tootekategooriatega? Jaa, mina vastutangi siis Eesti kogu kommunikatsiooni eest, ehk siis sinna lähevadki täpselt nutikellad, kõrvaklapid, telefonid, pesumasinad, kõik, mida Samsung toodab. Ehk siis kõik peab saama minu armastust, aga loomulikult oleneb see ka sellest, millal meil uued seadmed välja tulevad. Ehk siis just hiljuti oli meil siis uute lipulaevade S26 launch ja loomulikult siis see kontsentratsioon minu tööst keskendus rohkem sellele. Nüüd tuleb jällegi selle kategooria vaatest varsti rahulikum aeg, siis tulevad jällegi teised tooted välja, et rahulikku aega selles mõttes ei ole, aga natukene rahulikum just võib-olla siis mobiili kategooria vaatest, et need asjad käivadki niimoodi lainetena ja niimoodi vaikselt järk-järgult tegeleme. Aga kuidas see kampaaniatega, kas need aastad on nagu mingis osas vennad ka või? Et sul on nagu iga aasta natuke nagu mingi sarnane rutiin või kui palju need erinevad oma vahel? Jaa, meil on väga tegelikult sarnaselt, et näiteks kui me võtame selle sama mobiili kategooria näidiseks, siis tavaliselt ongi niimoodi, et S-seeria telefonide uus launch tuleb siin aasta alguse poole või aasta lõpus, ehk siis kuskil sellisel ajajärgul ja siis suvel tulevad siis meie volditavate telefonide ja uute kellade launch. Ehk siis need asjad on küllaltki ikkagi etteaimatavad ja enam-vähem paigas. Ja samamoodi on ka mõne teise kategooriaga, et päris niimoodi ei ole, et me ei tea mitte midagi ja siis järsku keegi toob kandiku peal mingi asja, et räägi nüüd sellest, et ikkagi ettevalmistus ja kõik see aeg on olemas. Aga kas see planeerimine, kas selles oled ka saanud mingi kõva kooli või, et kuidas nagu asju planeerida, kuna et asju tuleb seal planeerida rohkem ja sul on nagu mingis mõttes võimalus ka, et sa tead aastat ette, et sa oled nagu vähem kootilises maailmas võib-olla, kus sa startupis oled? Ma ütleks, et see on olnud selline trikikas asi siin, et ma arvasin samamoodi, et okei, nii see on nii suur ettevõte, siin kindlasti kõik asjad on selles mõttes nii paigas ja teatud määral ongi, aga näiteks sellel aastal just selle sama S26 lansseerimisega juhtuski nii, et see lükati edasi, mis tähendas, et me kõik arvasime, et okei, nüüd meil on veel rohkem aega, et rahulikult ette valmistuda, aga samas elu teeb ikkagi omad asjad, ehk siis lõpuks oli ikkagi selline nagu väga palju asju muutus, väga palju müügiargumente, väga paljud sellised väiksed liikuvad osakesed muudkui liikusid ja me pidime kuidagi nagu hästi kähku jällegi kõik plaanid ümber tegema, kõik asjad läbi mõtlema, et kuidagi sellist asja ma ei ole veel ja nüüd ma olen üle 8 kuu vist olnud,
et ma ei ole näinud, et mul oleks ma ei tea, selline, et mul on kogu plaan tehtud ja ma lihtsalt istun tugitoolis ja vaatan, kuidas see siis niimoodi vaikselt ära täidetakse, et ikkagi veits selline hustle lõpuni välja, et kuni need telefonid, üritus sai tehtud, telefonid said lansseeritud, siis oli see hetk, kus oli nagu okei, tehtud. Aga no PR startupis ja PR suures ettevõttes on päris erinev, et mis teie sellised PR-i põhielemendid on? Ma ütleks, et ma võib-olla natukene vaidlen vastu, et need on tohutult erinevad, sest enda nagu südames on see ikkagi sama. Aga mis see erinevus võib-olla ongi see, kui palju on asju, millest rääkida. Ehk siis, kui me just arutasime seda, kui palju erinevaid tooteid näiteks on Samsungil, kui mitmest erinevast asjast ma saan juba ühe toote puhul rääkida, siis kui sul on startup ja sul on see üks toode, üks teenus või paar, siis sa pead nendes raamides suutma neid teemasid välja mõelda. Samal ajal, kui sellise suure portfelliga on palju lihtsam seda teha. Okay. Aga mis need tegevused on, mida te siis teete PR-is? Peamised tegevused. Ja kuidas see PR, ütleme, hakkame kuidagi siis nagu seda PR-i nagu vaikselt siis koorima, et mis on mingid sellised põhitugisambad siis Samsungi kommunikatsioonis? Põhilised sambad, nagu ma enda tutvustavas osas mainisin, ongi kindlasti see, et oluline on ju suhelda meediaga, oluline on meediale anda informatsiooni, et nemad saaksid rääkida ettevõttest. Ehk siis peamine põhitala ikkagi on see, et kirjutada erinevaid pressiteateid, jagada infot sellest, mida me teeme. Loomulikult teine osa sellest on siis ka mõjuisikute turundus, ehk siis läbi nende samamoodi neid samu sõnumeid inimesteni viia. Ja Samsungi puhul kolmas siis selle püramiidi teine jalg, kui nii võib öelda, on ka üritused. Ehk siis meie siis enda toodete lansseerimisega kutsume kokku enda mõjuisikud, keda me siis kutsume Team Galaxy'ks ja nendega siis sellise vahetu suhtluse ja põhimõtteliselt sellise ettevõtte kohaloleku ja õlg-õla kõrval tunde tekitamine, et me oleme olemas, me kõik koos siis tähistame seda, et uus toode lansseeriti, saab küsida küsimusi, saab koos seda kõik läbi elada. Kas see meedia alustamisest meediasuhtluse poolest, et kas kuidas see, ütleme, on planeeritud, et kas seal ongi, et iga toote kategooria peab saama teatud mahus mingid pressikaid ja need kuidagi tulevad kõrgemalt poolt, et on nagu täpselt teada pesumasin 3 tükki jaanuaris ja siis tähendab telefonid peavad siis saama mingisugune, ma ei tea, märtsis 5 tükki või kuidas seda planeeritakse? Meil päris niimoodi ei ole, et oleks nagu 5 tükki nüüd ja 2 tükki, aga loomulikult seal peab olema teatud tasakaal, et ei tekiks sellist olukorda, et me räägimegi ainult telefonidest siis ja kõik ülejäänud tootekategooriad on siis täielikult unustuste hõlma vajunud, ehk siis me hoiame väga teadlikult seda tasakaalu, aga loomulikult, nagu enne mainisin, kui meil on ikkagi flagship ehk siis lipulaevade lansseerimine, siis see, meil on kõigil päevas 24 tundi, ehk siis me teatud määral ikkagi siis neid prioriteete vahetame. Kuidas see töö jaotus seal meediasuhtlusega on, et kas see on kuidagi ka kõik sinu peal alustades sellest artiklist kuni ajakirjanikega suhtlemiseni? Meil on Eestis, kuna siis mina olen ainukene PR-osakonna töötaja Eestis, siis loomulikult ma ei jõuaks seda kõike üksinda teha, sest et tööd on palju. Ehk siis meil on ka agentuur abiks, kellega me siis igapäevaselt koos toimetamegi nii, et nemad aitavad kirjutada ka pressiteateid, aitavad neid välja saata ja mina siis olengi täpselt ka seal vahepeal, et viin nendeni teemad, viin nendeni prioriteedid ja samamoodi siis vaatan üle, et see, mis jõuab ajakirjanikeni, on täpselt see, mida me tahame öelda.
Et ajakirjanikega ka suhtleb see agentuur nagu otse või? Ja meil on mõlemad pidi seda, et ajakirjanikud suhtlevad otse ka minuga, kui siis läbi agentuuri, et kuidas parajasti juhtub. Ja kas need meediakontaktid, need Samsungi suurusel ettevõttel on nagu väga juba kindlalt välja kujunenud, on nagu teada täpselt, kellele lähevad need e-mailid, et nüüd avalda? Ma ütleks, et pigem on see teada, kes on meie jaoks olulised ajakirjanikud, kanalid, et loomulikult oleneb meie meediasuhtlus on samamoodi selline, et me võime kirjutada hästi spetsiifilise pressiteate sellest, mis on uue telefoni funktsioonid, mis me teame, et see kõnetab tehnoloogia ajakirjanikku, aga samas me võime sellest samast asjast kirjutada ka hoopis teise nurga alt, ehk siis me räägimegi sellest, kuidas see teatud funktsioon aitab siis tavalisel inimesel tema tavalist igapäeva paremaks muuta. Et selle fookus on hoopis teine ja siis ka need kanalid, kes seda avaldavad, on hoopis teised. Aga kas, mis on asi, mis sa tunned, et võib-olla startupid võiksid PR-is paremini teha või mis on mingid süksed sinu nagu mingid nõuanded selle koha pealt? Ma ütleks, et peamine võib-olla ongi see, et kui me rääkisime, et Samsungis on päris lihtne, et neid teemasid, millest rääkida on nii palju, siis tegelikult ka startupide puhul neid teemasid võib olla hästi palju. Aga kui me ise oleme selles asjas nii sees, siis me ei pruugi enam osata teadvustada, et mõni asi, mis meile tundub hästi igapäevane, hästi kogu aeg on nii tehtud, täiesti tavaline, et see võib pakkuda huvi nii meediale kui siis ka avalikkusele. Ehk siis võimalusel ma soovitan ka kaasata mõnda välist eksperti, teha enda tiimiga ja mitte siis ainult turunduse, vaid kaasatagi laua taha, ma ei tea, inseneri, IT-inimesed, ehk siis ragistada need asjad läbi ja leida need asjad, mis võivad pakkuda kellelegi huvi, sest et neid on kindlasti. Aga kuidas rääkida nendest, kuidas teie näiteks panete neid teemasid kokku niimoodi, et on teada, et sa võiks kõnetada mingit nagu inimest, et kas seal on ka taga mingisugused, ma eeldan, et Samsungil on mingi väga kõva uuringute baas, ma eeldan, et tehakse kuskil mingid fookusgrupp uuringud ja teile ka mingid PDF-id, ma pakun, et jõuavad, aga või kuidas see on, et just ongi see, et rääkida näiteks mingi toote puhul seda, mis kõnetab päris inimest, mitte ei räägi seal, ma ei tea, operatsiooni mahust ja mingitest asjadest, mis võib-olla ei kõneta kedagi. Ma ütleks, et see on hästi hea koht, kus saab öelda, et inimesi on vaja tööle, mitte ainult AI-d, sellepärast, et see on täpselt see, kus kogemuste pagas, kus see, et sa tunned meediat, sa tunned seda, mis pakub meediale huvi, mis omakorda pakub inimestele huvi, et kus see kõhutunne nii-öelda, see, mis sa oled töö käigus õppinud, see on see, mis aitab neid otsuseid teha, et loomulikult on meil hästi palju datat, meil võivad olla uuringud, aga see ei pruugi iga kord olla ikkagi see, et näed, ma annan teile hästi palju numbreid ja see on kindlasti huvitav. Just nimelt võib-olla selliste rohkem elustiili tekstide puhul ongi see, et ära tunnetada, mis parajasti on ka meedias oluline, millest inimesed räägivad. Just hiljuti me näiteks Samsung siis koos Enefitiga tegi kampaania, mis rääkis sellest, kui oluline on energia säästmine. Ehk siis praegusel hetkel, kui just külmadel aegadel olid kõigi elektriarved väga suured, see tekitas inimestes hästi palju mure, siis see oli täpselt see koht, kus me saime sellest teemast orgaaniliselt rääkida, nii et see inimestele ka korda läks. Aga räägi sest Enefit Greeni kampaaniast, kui kaua te jõudsite seda planeerida ja mis seal need taustad olid ja kas see oli täiesti nagu nullist siin Eestis välja mõeldud või mingid analoogsed asjad olid kuskil mujal riikides ka? See kampaania oli Baltikumi ülene, ehk siis kõigis 3 riigis, Eestis, Lätis, Leedus ja kuna mina siis toetasin seda kampaaniat kommunikatsiooni poole pealt,
siis ma nii täpselt ei oska öelda, kui kaua seda ette valmistati, aga ma arvan, sest nii nende asjadega tavaliselt on, et väga kaua selleks aega ei olnud ja et see oligi pigem selline, mõlemad ettevõtted nägid head kohta, kus väärtused haakusid ja sai õlg õla kõrval kokku panna ja sealt tuligi selle kampaania idee. Aga kas see on muidu tavaline, et näiteks mingid ühe toote pressiteade samal ajal võib olla kuskil UK-s täiesti teistsugune, mis ta on siin Eestis, just kui toode on sama tugevus samad, aga sellest nagu räägitakse tegelikult väga erinevalt inimestele? Jaa, absoluutselt seda ja mina siis ka enda töös teen, et kui meile saadetakse alati ka toodete kohta väga palju informatsiooni. Loomulikult seal on mingid asjad, mingid innovatsioonid näiteks, mis on teada, et me võiksime neist rääkida igal turul samamoodi, aga mingid asjad on ka sellised, kus mina siis enda kohaliku turu vaatega saan öelda, et see on eestlasele oluline, samas kui see teine asi võib-olla absoluutselt mitte, mis kas või ka Leedus on oluline. Et selle jaoks ma ütleks ongi väga hea, kui on olemas igas riigis keegi koha peal, kes oskab läbi ammustada sellest, mis päriselt selles riigis oluline on. Aga kui erinev Baltikum näiteks on siis kliendi käitumise poole pealt? Ma ütleks, et mitte kolossaalselt erinev, aga kindlasti seal on mingid asjad, mis meile võib-olla tunduvad ka üllatavad. Näiteks ühe näitena Leedu on palju rohkem Samsungi usku, mis kui mina liitusin Samsungiga, oli mulle kuidagi üllatav, et Läti ja Eesti on küllaltki sarnaselt killustatud siis erinevate tootjate vahel, aga Leedus on siis ka küsitluste baasilt see justkui usk või armastus selle brändi vastu suurem. Okei, väga huvitav. Tahaks rääkida nendest influenceritest, sa ütlesid, et teil on Team Galaxy. Räägi lähemalt, kuidas te influenceritega koos töötate, mida nad endast kujutavad, mis see plaan nendega on teil tavaliselt? Kui täiesti algusest peale võtta, siis võib-olla selle aasta näitelt saangi meid läbi jalutada sellest, et kuidas me esiteks võib-olla valime sisuloojaid või miks nad on üldse olulised, siis nagu ma enne mainisin, siis nii turunduse kui ka PR-iga saab kindlasti teatud osa tööst ära teha, aga tahes tahtmata sisuloojad on järjest olulisemad või nagu järjest rohkem osa turundusest iga aastaga. Ja just sellepärast ka Samsung on mitmeid aastaid juba sisuloojatega koostööd teinud ja kõige olulisem ongi võib-olla meie jaoks see, et me leiaksime need inimesed, kellega meie esiteks väärtused haakuvad, teiseks ka see, et nad esindaksidki võimalikult laia ühiskonna kihti, ehk siis, et me suudaksime kõnetada inimesi, kes on geimerid, kes on sportlased, kes on kodusisustajad, et meil on hästi lai äge seltskond siis meie Team Galaxy osa. Kes teil Eestis näiteks sellised pikaajalised koostööpartnerid on, kui sa võid öelda? Meil on näiteks Home in Estonia, kellega me oleme väga mitu aastat koostööd teinud, Artjom Savitski. Meil on Chris Boyce, tervitused kõigile meie sisuloojatele, keda ma praegu ei jõua kõiki üles nimetada, aga ma ütleks, et hästi oluline ja mis ma kindlasti soovitan kõigile on ka see, et valida need inimesed ja nendega koos seda teed käia, et mitte minna seda esialgu võib-olla lihtsasti tunduvat rada, et teed paar postitust ja vaatad, kas see nagu müüb või mitte, et kas see teenib selle raha tagasi, vaid hoida seda suhtlust jooksmas, pikaajalised koostööd, ehk siis sealt võidavad kindlasti mõlemad pooled.
aga kas nende valimisel mõned asjad sa mainisid, aga mis need parameetrid veel on või kuidas see protsess, räägi natuke täpsemalt, et see välja näeb Samsungi puhul see infukate valimine? Mis ma mainisin, ma mõtlen, mida ma saan veel täpsustada. No loomulikult meil on ka kas need jälgijate arv on mingi, ma ei tea, on mingi miinimum? Meil on tegelikult engagement rate see, mida me jälgime, et otseselt seda ei ole, et Samsungiga koostööd teha, sul peab olema 100 000 jälgijat. Et selle järgi me kindlasti ei vali ja ma ütleks, et mis on samamoodi oluline, on olla ka õigel hetkel kohal ja leida need inimesed enne, kui neil on 100 000 jälgijat ja see on hästi oluline oskus kuidagi ära tunda need inimesed, kes on parajasti just seal, et nad hakkavad vaikselt õhku tõusma. Loomulikult see pole kerge töö. Kuidas see koostöö algab selle influenceriga, kui ta on nüüd välja valitud? Kas ta annate talle mingi sisendi, on temaga mingi leping, mis siis saab? Jaa. See koostöö tavaliselt algabki nii, et meil on ühine kõne, kus me räägime läbi mida, kuidas, kes, kõik detailid ja loomulikult suurettevõttena me teeme ka lepingu, mis on siis mõlema osapoole jaoks tegelikult väga hea, sellepärast et seal on kirjas mõlema poole ootused, mida, kes, kui palju, millal ja meie puhul siis kindlasti võib-olla see on eristuv, aga samas miks mitte ka teistel ettevõtetel selle peale rohkem mõelda, et meie jaoks on hästi oluline, et kui me anname sellele inimesele selle seadme, siis ta kasutaks päriselt ka seda seadet, et ei tekiks sellist olukorda, et me justkui räägime ühte asja, aga tegelikult on, ma ei tea, toome selle telefoni näidiseks, on ju, et siis sul on nagu mõlemas taskus on üks telefon ja vastavalt sellele millises toas või kellega koos sa oled, sa võtad selle vastava telefoni välja. Aga kas see, et kuidas te nende sisuloojatega sükest nagu püsikoostööd hoiate või mis on seal mingid taktikad selleks, et või mis sa oled näinud, et on oluline, et ta jaksaks olla kaua ja et ta ei võtaks konkurendi mingisugust koostööpakkumist vastu? Ma arvan, et seal ongi hästi suur roll sellele, et me päriselt hoolime neist, me päriselt suhtleme nendega, et ka mina siis pärast kampaania lõppu võtan selle aja, me lähme koos näiteks lõunale, ma küsin, kuidas päriselt oli. Mis olid need asjad, mida me saaksime teistmoodi teha? Kas on midagi, mida meie saaksime muuta? Kas sa näed ise, et sa tahaksid midagi muuta? Ehk siis see on hästi selline koostööle tegelikult üles ehitatud, et see ei olegi nii, et meil on leping ja siis ma löön selle lepinguga kellelegi vastu pead, vaid ma päriselt uurin ja ma tahan teada, kuidas asju paremini teha. Et sa kõigi infukatega käid lõunal või? See on päris korralik ajamaht läheb siis sinna. Jaa, aga ma täiesti usun, et see aeg on väga väärt seda. Ja samamoodi on siis ka need üritused meil, kus me kõik kokku tuleme, kus me kõik koos aega veedame, mis jällegi praeguses sellises, täpselt ajamaht on ju kõik on nii kiire, siis selliseid üritusi, selliseid asju ja seda ma olen ka kuulnud nii sisuloojatelt kui ka ajakirjanikelt, et selliseid üritusi jääb järjest vähemaks. Järjest vähem panustatakse nii aega kui ka raha sellesse, et midagi nii-öelda päriselt teha, et miks mitte, kui saab ju saata, ma võin ka saata pressiteate, ma võin pildid, ma võin videot ka ära teha ja saata, on ju. Aga see ei ole päris see sama, et meie oleme ka siin selles samas ruumis, me võiksime seda kõike teha Zoomis, aga see vibe, mis tekib, kui inimesed päriselt kokku saavad, on ikkagi alati teine. Nii et sa näed, üks siuke madal rippuv õun on tegelikult see, et infokate üritused, mida tegelikult paljud ei kasuta ja mis on praegu see üli hea, et nad ei kasuta, siis me saame kasutada. Jaa, ma arvan küll, selles mõttes, kui keegi koostab Excelit ja vaatab seda ainult sellest vaatest, et siin on nii palju raha, paneme selle näiteks ainult, ma ei tea, digiturundusse, siis samal ajal, kui nüüd kokku lükata kõik need numbrid ja kajastused, mis sa võid saada sellest, et sa teed ühe ägeda ürituse, kui inimesed päriselt tahavad tulla, siis ma võin meie viimase ürituse näiteks tuua, et selle ürituse galerii sai siis kõigis peamistes meelelahutusportaalides kajastust, ehk siis kui sellele juba lisaks siis ka loomulikult
külaliste enda sotsiaalmeedias ja igal pool mujal, et kui sellele panna juba hinnalipik külge, siis saab sealt kõvasti tasaarveldust teha. Aga kuidas see ürituste osa, palju neid aastast toimub siis suunamudjatele selliseid üritusi? Peamiselt ongi 2 suuremat, ehk siis meie telefonide ja kellade, nagu ma mainisin, on ju, et üks on meil aasta alguses ja teine on siis suvel. Aga see infokaid võtate ka pardale siis ka mingitel kindlatel hetkedel, ma ei tea, 2 korda aastas või on see süüke mingi jooksev või kuidas see on? Jaa, pigem küll, ehk siis ongi igale kampaaniale, aga loomulikult meil on hästi palju neid, kes on meiega olnud juba mitu aastat ja nii kaua, kuni me saame neid hoida endaga, ma loodan, et nad on edasi. Aga loomulikult meil on ka hästi palju selliseid üritusi, mida korraldataksegi siis teistes riikides, kuhu me siis saadame enda influkaid või siis saadame ka meediat. Et see on loomulikult asi, mida siis startupid võib-olla ei saa teha, aga võib-olla huvitav kuulajatele. Et samal ajal, kui meil Eestis on siis enda lansseerimisüritus, siis oli meil näiteks Grete Baia ja ajakirjanikud olid San Franciscos nii-öelda sellel päris Samsungi lansseerimisüritusel. Väga äge. Aga kas see ürituste, kas see infokate osa teil on niimoodi, et teil on ühed on püsivad, on ju, ja siis ongi, ma saan Team Galaxy, need on need püsivad, eks ole, ja siis on aeg-ajalt mingid kampaaniapõhised, keda te siis võtate põhimõtteliselt ühe korra või nagu ühe kampaania raames? Meil otseselt sellist ühe korra asja polegi. Enamus ikkagi on nüüd sellel aastal me siis võtsime ka endale 7 uut Team Galaxy liiget juurde, ehk siis see on korraga väga palju ja mul on praeguseni olnud nii suur rõõm näha ka seda sisu, sest et uued inimesed tulevad alati uute ideedega ja seda on nii äge vaadata. Ja nii palju olen ka kuulnud, näiteks Kristjan Jääkalda on üks meie uutest influkatest ja noh, kes ei tea, on ju, kes ei tea Jääkaldat ja siis tulevad, ma ei tea, sõbrad ütlevad ka, et kuidas sa tema said, et päris hea. Väga lahe, aga kui palju te sisendit annate nendele influkatele ja kui palju nad ise siis teevad mingit sisu, näiteks ka selle Kristjani näitel? Kui me saame praegu näiteks ühe tema hiljutise video tuua näiteks, siis see rääkis siis öövideograafiast ja sisend, mis me andsime, oligi see, et meil on vaja näidata inimestele, kuidas see toimib, mis see on ja et see on uus parandatud äge funktsioon. Ja rohkem me tegelikult ei ütle midagi ette, vaid see ongi see, miks kasutada sisuloojaid, sellepärast, et nemad enda loomingulisusega annavadki vahepeal selliseid ägedaid nüansse asjale, mille peale sa ise ei oska tulla. Ma saan aru, et sisuloojad selles mõttes mõtlevad ise, mis nad teevad, aga mingid reeglid teil on ees, et võib-olla ka startupidele või sellistele ettevõtetele, kes väga palju ei ole influencereid kasutanud ja tahavad neid kasutada, et mis on asjad, mida peaks silmas pidama näiteks või et miks on vaja, et need lepingud ja need piirid ikkagi on paika pandud? Ja ma soovitaksin eelkõige neid lepinguid ja piire täpselt sellepärast paika panna, et nagu igas töö või äri suhtes on hea, mõlemad pooled teavad, mida neilt oodatakse, mis on tasu, mitu postitust, mis ajaperioodi jooksul, mis on teised tingimused, mis selle koostööga kaasas käivad. Sest et loomulikult, kui ma räägin praegu ka, et kui väga ma hindan meie sisuloojaid, siis lõppkokkuvõttes see ikkagi on töösuhe, ehk siis see peab olema piiritletud ja nii on mõlemal poolel lihtsalt mugav ja hea töötada. Et kindlasti ka see aitabki, et sul on pikaajaline koostöö, ehk siis seda lihtsam on kirja panna ka need asjad, mida on vaja ära teha ja võib-olla seda lihtsam on ka startupidel mitte neid lepinguid teha, et sa mõtled, et aga see on ainult see üks postitus võib-olla ja see on ainult see üks asi, et
hakkab siis aega raiskama selle peale, et mingi leping teha ja kuidagi ahistav tundub ju ka, et noh, mis ma siis ikka, et nagu ma siis ei usaldaks või, aga tegelikult jah, see on lihtsalt nii lihtne, et see on mõlemale poolele hea. Ja et lõpuks see kaitseb nii teid kui ka seda sisuloojat on ju. Jaa, täpselt. Kas on mõni asi, mis seal lepingus võiks olla või kus sa näed, et see leping tagab sükse mingi konkreetse kaitse, et mille vastu peaks olema see leping kindlasti või? Ma arvan, et need asjad, mis ma just ütlesin ja samamoodi nagu ma enne mainisin, et kui ongi ettevõttel mõni selline piirang, näiteks ka selles osas, et samal ajal koostööd sarnase ettevõttega teha ei saa, et meie puhul see oleks väga imelik, kui sisulooja oleks meie Team Galaxy liige ja võib-olla siis 2 päeva hiljem reklaamiks ta mõnda muud telefoni, et see lihtsalt. Ja. Aga kas lepingul on mõni tähtaeg ka? Või ta on kuidagi tähtajatu leping või kuidas? Jaa, ikka tavaliselt me lepinguid teemegi kampaaniate raames, ehk siis täpselt me teame ka seda mahtu, mis iga kampaania jaoks on, aga loomulikult meie sisuloojad, kuigi lepingud on kampaaniatega tihti piiritletud, siis nad on ikkagi alati osa meie nagu Team Galaxy ongi see, kuidas me seda kutsume. Aga selle Team Galaxy'le on selles mõttes, et sa, ma ei tea, et sind võetakse sinna Team Galaxy'sse justkui vastu ja siis sa oled järgmise aasta jaanuarini seal või et kas ja siis ma ei tea, vaadatakse see leping üle või kuidas sellega on või kas see ongi ainult ikkagi kampaania raames, et sa iga kampaania, mis sa teed, siis tehakse nagu uus leping see, ka selle püsiva Team Galaxy liikmega, kes on, ma ei tea, mitu aastat koostööd olnud juba tehtud? Jaa. Okay. Lepingud ongi iga kampaaniaga meil uued. Selge. Kas see ürituste osa on niimoodi, et sinna te kutsute ka neid, kellega ei ole leping veel sõlmitud või? Üritustele me tavaliselt kutsumegi eelkõige loomulikult enda sisuloojad, ehk siis selle jällegi praeguse näite najal need, kes on siis S-seeria sisuloojad meil, siis ka suvise volditavate telefonide sisuloojad ja kõik meie teised sisuloojad, ehk siis ka samamoodi võib-olla telerid. Meil on ka mõni siis selline, kes ei ole mobiilikategooria oma. Ja loomulikult ajakirjanikke kutsume enda üritustele ja ka neid, kes on kuidagi meile silma jäänud, kellega oleme kuskil rääkinud, kes on võib-olla meie potentsiaalsed sisuloojad, on olnud kunagi meie sisuloojad. Ehk siis jah, see on päris selline värvikirev seltskond. Ja kuidas need üritused on, mis seal tehakse? Mis te teete seal? Üritused meil tavaliselt on sellised, et me kõik koos vaatamegi siis otse ülekannet. Ehk siis tavaliselt viimasel ajal on need ülekanded toimunud Ameerikas või tähendab need suured lansseerimised ja meie siis vaatame presentatsiooni näiteks, kus hõigatakse lõpuks ametlikult välja siis uus lipulaev, seade ja seejärel loomulikult kanname hõbekandikul kõigile ette. Samal üritusel siis, jah? Jaa, sellel samal üritusel, et kui see võib-olla ongi ka huvitav kuulaja jaoks, kui oluline on Samsungi jaoks see, et asjad ei ole avalikustatud enne kindlat kuupäeva, kindlat kellaaega, sellepärast, et see saladuses hoidmine on väga oluline. Ja meil on ka hästi kindlad NDA-d, ehk siis nii minul kui kõigil meie partneritel, kellega me koos töötame, kui me võtame ürituse, siis koristaja, kes tuleb sinna üritusele, tema allkirjastab samamoodi NDA, sest et ta võib näha siis mõnda meie seadet. Ehk siis see kõik on väga täpselt piiritletud. See on võib-olla rumal küsimus, aga miks see nii salajane peab olema? Sellepärast, et kõigi jaoks on, keegi ei tahaks, et kuskilt ennem siis ametlikku kutsume seda esilinastuseks,
tuleks ajakirjaniku või kellegi X-i postitus või Insta postitus, kus on et seda, näha see seda pauk uut oleks seadet. nagu suurem, ma saan aru. et sükest nagu lekitamise strateegiat ei kasuta, et noh, et ma ei tea, juba kuskil hakatakse sahistama ja rääkima või on see ikkagi ka mingi osa? Ei, see ei ole teadlikult kindlasti osa. Aga kas teil on ka meediaga näiteks mingid kokkulepped, et kas nemad saavad varem teada mingitest asjadest või kuidas see pool selles kommunikatsioonis toimub? Ja meediaga meil on samamoodi ennem siis üritus, kus siis me neile eksklusiivselt tutvustamegi hästi täpselt. Nagu ajakirjanikele üritus? Ja, täpselt. Okay. Räägi sellest lähemalt. Ajakirjanikud kutsume kõik kokku mõnusasse õhkkonda, kus siis meie tootekoolitaja tavaliselt teeb neile presentatsiooni, kus samamoodi nemad siis saavad ennem kõiki teisi ka neid seadmeid katsuda, vaadata, testida koha peal. Ehk siis pärast seda, kui see embargo kuupäev ja kellaaeg kukub, neil on juba kõik olemas, et nad saaksid avalikustada siis enda uudised ja olla siis ka esimesed. Aga päris lahe minu mõttes see emotsiooni tekitamise osa seal, et tegelikult ongi see, et ma kujutan ette, kui selle inflokat nad vaatad selle videot, on vau ja siis neile nüüd tuuaksegi ette ja öeldakse, et see on nüüd sinu oma, et siis ma kujutan ette see hind, et ta nüüd lähebki ja teeb selle postituse on nagu hoopis teine efekt kui see, et talle Omniva pakk tuleb ja siis, et selles mõttes. Et minu mõttes see on nagu väga lahe, et tegelikult see inimfaktor on ju selle infokatega koostöös väga oluline, et jah. Kas on mingid ebaõnnestunud koostöid teil ka olnud? Kindlasti mõni on äkki, räägi mõnest, need on alati põnevad kõlakaid kuulda. Ma ei oska niimoodi kohe öelda, et oleks mingi väga suur prohmakas või mulle meenuks, aga loomulikult ja seda on endal nagu naljakas meenutada, et kui sa töötad kommunikatsioonis, siis ka kommunikatsiooni inimestel juhtub kommunikatsiooni errorid. Ehk siis võib juhtuda seda, et näiteks kellegi briifimisel, kui ise parajasti, kuna meil on agentuur seal vahel, et kui ise parajasti ei saa iga kõne, iga asja juures olla, siis sellise suure ettevõtte puhul ka juhtub seda, et mingid asjad kuskil rääkimise käigus muutuvad võib-olla natukene teistsuguseks, kui nad algselt pidid olema. Ehk siis seda on meil tõesti ka juhtunud, et kõik ei ole samast asjast samamoodi aru saanud ja see on tekitanud natuke segadust, aga samas ei ole nagu vähemasti minu ajal ja ma ei ole ka kuulnud, et oleks olnud mingit väga suurt draamat või midagi sellist, mida meenutada. Et mõni koristaja ei ole salaja lekitanud? Ja selle ma oleks kohe välja rääkinud, sest see oleks väga fun story. Õnneks ei ole seda juhtunud ja eks need NDA-d on päris karmid ka, et seda kergekäeliselt vist ei tee. Aga embargo rikkumisi on olnud, ma ei tea, Baltikumis või seda? Seda on olnud võib-olla hästi kogemata, et keegi kuskil reklaami paneb üles liiga vara, tund varem, aga selliste asjade puhul kõik on saanud alati kiiresti korda, et ei ole kuidagi sellest mingit kahju tekkinud. Okei, et seal on see kellaaeg ka mega oluline. Ja täpselt, see on kellaaja punkti pealt siis, kui võib minna kõik laivi. Eks mitte midagi ei ole juhuslik teie kommunikatsioonis, ma saan aru? Võib ka nii öelda. Tundub väga põnev ka, et täpselt süke, et kõik siis on davai nüüd vajutama seda nuppu ja nüüd kõik lansseerub. Ja ma ütleks, et see on kindlasti ka see asi, et kui mõelda startupi turunduse peale ja mõelda selle peale, et sul kukub kellaaeg ja siis sa võid vajutada enterit, et see on hästi erinev. Ja see, et sa ei saa olla, et ma ei jõua täna, panen homme, et seda varianti väga ei ole. Kuidas need maailm ja ka Baltikum oma nende suunamudjate poolest erineb või selle turu erinevus seal sellega on ja koostööde erinevused? Ma ütleks, et meil Eestis, kui ma võin nii öelda ja võrrelda, siis mida alla lõuna poole me lähme, seda
kuidagi suuremaks on läinud ka tasud influenceritel ja seda suuremaks on läinud võib-olla ka nende nõudmised või ootused või täpselt see, et mida see tasu endas hõlmab, et meil Eestis on tegelikult ikkagi väga hästi, et ma kiidan meie sisuloojaid, et võib-olla jah, sealt tuleb rohkem seda suhtumist sisse, et kui paberil on üks asi kirjas, siis ülejäänu on it's not my job, aga ma tunnen, et meil Eestis ikkagi on hästi palju veel kuidagi säilinud seda, et mõeldakse kaasa ja kuidagi ikkagi koostöös toimib ka see sisu loomine. Okay. Kui sul oleks startup ja sama toode, kas sa teeksid ikka influkatega koostööd ja üritusi? Jaa, ma teeksin seda 100% kindlalt. Väga äge. Ma tahaks natuke täpsemalt rääkida sellest AI funktsioonist ja te lansseerisite just selle Samsungi Galaxy S26 oli, on ju. Et räägi lähemalt natukene S26 Ultra, sorry, vabandust. Ja S26 ongi on ka juba seal sees on Ultra, seal sees on veel tavaline ja pluss ka. Okay. 3 tükki, seega kõik on õige. Okei, väga nice. Räägi lähemalt sellest konkreetsest lansseerimisest. Ma saan aru, et seal olid üritused, seal olid influkad, aga mis sinna juurde veel käis? Kuidas see käis selle asja kokkupanemine teil? Ma ütleks, et hästi oluline osa igast sellest lansseerimisest on ka see, et me väga teadlikult teeme eelkommunikatsiooni, ehk siis me kutsume seda teaseriks, ehk siis see, et miski hakkab juhtuma, et me juba hakkame vaikselt asjadest rääkima. Sel korral näiteks oli meil väga suur uus funktsioon, privacy display, ehk siis ekraan, et kui sa keerad seda teatud nurga alla ja selle sisse lülitad, siis keegi teine kõrvalt ei näe, mis su ekraani peal on. Aga siin oligi see, et kuidas sellest rääkida ilma, et nagu sa sellest otseselt räägiks ja see oli omamoodi selline väljakutse, aga kuidagi niimoodi ääri-väri ikkagi saime sellest rääkida, tohtisime ilma, et siis seda nagu vau-momenti ka täielikult ära rikkumata. Ja täpselt sellised väiksed asjad, et kuidas juba enne tekitada huvi ja põnevust toote ümber, millest sa 100% veel ei saa rääkida. Aga mis te siis tegite, mida te siis võisite öelda selle ekraani kohta? Me saimegi niimoodi öelda, et midagi uut on tulemas, midagi, mis aitab paremini privaatsust hoida, aga täpselt see, et kuidas see tehnoloogia toimib, kuidas sa saad seda kasutada, et kõikidest sellistest asjadest me ei saanud rääkida. Okei, väga huvitav. Ise pean ütlema, et sain sellest funktsioonist teada täpselt läbi teie ühe influenceri, nii et nice, väga hea töö. Toimib see Kiidame teda nime pidi, kes see oli. Ja Karin Larven, väga head vlogid. Aga kaua see protsess, see teasingu protsess umbes kestab, kaua see faas on? Meil on väga täpselt ka need erinevad faasid tegelikult ära jaotatud iga kampaania peale, ehk siis selles mõttes tõesti ei ole meil midagi juhuse hooleks jäetud, et selle dikteerib juba ka ära see, kuidas me raporteerime, ehk siis meil ongi väga täpselt see, mis läheb, mis ajal arvesse, ehk siis oletame, et 3 nädalat on teasing, siis on meil lansseerimine, siis sealt alles pärast seda tuleb meil müügi algus, ehk siis seal vahel on meil tegelikult selline lansseerimine ja eeltellimine, kus otseselt müük ei ole veel avatud, mis on veel üks väike selline faas ja siis alles on see, kui päriselt on müük. Ja siis jällegi pärast seda on meil siis sustain faas, kus me siis hoiame kõiki enda sõnumeid siiski pildis, räägime tootest. Aga see on teil alati umbes enam-vähem sama, et see ongi mingisugune käsiraamat teil? Jaa. Aga palju sa ütlesid, palju seal on siis see, äkki sa oskad öelda, et seda on selline huvitav teada, ma juba peas joonistan mingit graafikut endale, mida hakata ka kasutama, et palju on see teasing, palju on see launch, see mis need nädalad seal umbes on? Meil tavaliselt ongi siuke 3-4 nädalat on eelkommunikatsioon, see loomulikult võib ka muutuda vastavalt kampaaniale.
siis on meil lansseerimine ja näiteks sel korral oli 25. lansseerimine ja 11. algas müük. Ehk siis sinna vahele jääb ka siuke 1-2 nädalat täpselt, või 1-2 pigem. Ja siis nüüd ma ütleks siuke 3 nädalat kindlasti on meil veel see, kus me hoiame väga tugevalt sõnumeid pildis. Mis on see sustain faas on ju? Ja. Okei. Aga mis see eeltellimine täpsemalt on? Kus sa neid eeltellid või? Saabki partnerite juures, ehk siis meie telko partnerid ja Elisa, Telia, Tele2, Euronics Eestis ja Samsungi enda kodulehelt ka. Ja need suunamudjad, need postitavadki siis, kui on see lansseerimine, näitas see 25. kuupäev, eks ole? Ja siis nemad saavad samamoodi tegelikult natukene hiljem oma seadmed alles kätte, sellepärast, et see on puhtalt ka sellepärast, et varem ei saa neid tarnida, sest et embargo, logistika, siis see on veel selline üks kiht seal peal. Aga sa enne ütlesid, et kogu see lansseerimine käib ka põhimõtteliselt minuti pealt. Ütleme nii, et lansseerimine on nüüd tehtud ja siis see raporteerimise osa. Kas seal teil on ka mingid nädalased raportid? Kuidas seal see raporteerimise pool käib? Nüüd startupi inimesed ilmselt kukuvad pikali, võtke istet, aga meil on ka tunniajalised raportid, ehk siis pärast seda üritust on meil täpselt 1 tunni pärast ja see läheb siis 5 tunni, siis on meil 24 tundi, siis on meil veel 5 päeva nädal, ehk siis see on väga täpselt ette kirjutatud, me jälgime väga täpselt teatud mõõdikuid ja see on must have. Mis mõõdikuid te jälgite seal? Meil on loomulikult müügis on erinevad turunduses, aga kommunikatsioonis on meil postitused. Esiteks, kas meie Team Galaxy liikmed on kõik oma postitused teinud, me jälgime reach'i, me jälgime loomulikult pärast seda meediakajastuste arvu, ehk siis seda ajakirjanikud, kes käisid NDA üritusel, kas nemad avaldavad enda uudised, samamoodi pärast seda, siis ka me anname ajakirjanikele ise seadmeid, et nad saaksid teha enda reviewsid, ehk siis arvustusi. Ja loomulikult me jälgime ka seda, kui paljud neist, kes testivad, kas nad avaldavad, kas need on positiivsed, on need negatiivsed, ehk siis me ei jäta asju nii, et me kuidagi teeme, vaid kõik me ikkagi lõpuni välja väga täpselt jälgime. Aga kas sooduskoodi ka seal selles eelteelimise faasis infokat kasutavad? Kas see on ka üks asi, kuidas te infokatani mingit tulemuslikkust vaatate? Ei. Okay. Samsungil uute seadmetega ei ole sooduskoodi loogikat, et meil on olnud affiliate influencerid, eelmine suvi oli esimene kord, kus me seda katsetasime, aga otseselt sooduskoode ei kasuta. Kuidas läks see affiliate? Ma ütleks, et see on võib-olla ka selline asi, mis Baltikumi ja eriti Eesti turul on võõras. Inimesed justkui, nad otsivad pigem võib-olla seda sooduskoodi, aga mitte seda, et kuskil on mingi link ja siis peab kuskile minema, kuidagi see tundub siuke veidi kahtlane, võib-olla võõras veel. Et ma arvan, et meil on veel natukene maad minna, et see muutuks kuidagi tavalisemaks. Aga kui selline lansseerimine toimub, et palju, mis maani seda loovust seal saab rakendada? Loovust, ma ütleks, et see on suhteliselt piiritu, et nende ürituste tegemisel samamoodi, et meil ei ole ette kirjutatud, kus seda teha, kes seal võiks olla, et seekord näiteks meil oligi DJ Kuslap ja meil olid telefonid pärast siis selle presentatsiooni vaatamist, tõid meile tantsu show'ga ja tulede ja vilede ja kelladega siis rahva sisse tantsijad, et kuidagi selliseid loomingulisi ideid saab väga ägedalt seal ise välja mõelda ja teha. Okei.
me tuleme mõõdikute juurde hetke pärast tagasi, aga üks asi, millest me ei ole veel rääkinud, on teie sotsmeedia, mis on täna, teil on seal umbes üle 24 000 jälgija, et on teil seal mingi konkreetne strateegia, mida te rakendate? Loomulikult on ja ma ütleks, et see aitab võib-olla ka sotsmeedia osas, et meil on väga tugevalt ette kirjutatud, millised on need globaalsed nii-öelda sisuühikud, mida me peame postitama, mida me peame kohalikus keeles siis lokaliseerima. Kindlasti see aitab hoida võib-olla ka sellist ühtset joont paremini ja samamoodi see tähendab ka seda, et see fookus on erinevatel tootekategooriatel olemas. Et ei juhtu seda, et ainult üks, ma ei tea, jällegi sama näitena, et ainult mobiiltelefonid on siis mitu kuud fookuses ja teised asjad jäävad tahaplaanile. Ja teil on hästi palju sisu, mis sa ütlesid, tuleb on ju globaalselt, aga kui palju sellest enda toodetud sisust on selline, mida te ma ei tea, lasetegi nendel sisulojatel välja mõelda, kui palju mõtleb agentuur, kui palju te peate ise in-house mõtlema? Meil on ka sotsiaalmeedia agentuur, kes siis aitab selle sisu tootmisega. Ja loomulikult mingi osa sellest sünnib meil selles osas koostöös sisuloojatega, et ka see on meil juba lepingus näiteks sisse kirjutatud, et lisaks sellele sisule, mis nad postitavad enda kanalitesse, toodavad nad mingi sisu siis ka Samsungi sotsiaalmeedia jaoks. Kas see on rohkem siuke nagu UGC või te siis ostate neilt nii-öelda sisu kasutamise selle õiguse või midagi? See on täiesti seinast seina olnud, et me oleme käinud ka ise nendega tänaval filmimas, me oleme ise neile pakkunud võib-olla neid ideid, samamoodi on nad ise tulnud, et näed, see sobiks siia väga hästi, et see kuidagi, sellel ei ole mingit ühtset valemit välja kujunenud, et kuidas parajasti midagi laine viib. Aga kuidas, kas engagementide arvud on teatavasti sotsiaalmeedias vähenenud igas kanalis praegu, et kas oskad öelda, kas Samsung on ka vähendanud oma mingeid ootusi selles osas, et ei ole võib-olla mõtet mingit või vaadata neid engagement'e nii palju, sest inimesed engage'ivad tänapäeval vähem ja hakkavad vähem jälgijateks ja niimoodi? Ma ütlen, et see pigem on see trend see, et inimesed hakkavad võib-olla vähem jälgijateks ka, aga ma ei ütleks, et see engagement tohutult vähenenud on, vähemalt nagu meie puhul ei ole see nii. Ja kui meie suurkorporatsiooni võib-olla benchmarke vaadata, siis alati on ootus see, et meil läheks paremini. Ehk siis see ongi see, mis võib-olla kannustab ka tootma teistsugust sisu, rohkem kaasavamat. Et ma arvan, et siin kohal on väga hea tuua näiteks kampaania, mis me tegime Baltikumi üleselt, jällegi koos Omnivaga. Seoses meie uute telefonide launchiga, kus me siis tekitasime sellise aardejahi, kus me brändisime ära 3 riigis Omniva pakiautomaadid teatud asukohtades ja siis hakkasime sotsiaalmeedias järk-järgult jagama pakiautomaadi koodi. Ja siis lõpuks see, kes sai esimesena kogu koodi kokku pandud ja jõudis selle õige pakiautomaadi juurde, siis tema sai sealt pakiautomaadist 1500 eurose kinkekaardi, millega siis osta uus Samsungi telefon endale. Ehk siis täpselt läbi selliste asjade on ikkagi võimalik ka seda kaasatust tekitada. Aga palju selles, kuidas sellised sedalaadi kampaaniatega on paljudel nagu skepsis, et okei, et võib-olla keegi väga ei osale sellistel asjadel, et kuidas sa nägid, oli aktiivsust? Jaa, kindlasti oli, see tõi meile ka kaasa uusi jälgijaid ja ma arvan, et see põhjus, miks see ka toimis, oli see, et igas riigis olid kaasatud ka sisuloojad sinna. Et see ei olnud lihtsalt nii, et Samsungi Eesti konto pani, et näed, me tegime nüüd kampaania, osalege, vaid see oli hästi läbimõeldult
ka kommunikeeritud läbi meie enda sisuloojate, kes siis kutsusid ülesse seal osalema, kes siis ise ka ootasid seda inimest seal pakiautomaadi juures igas riigis, oma influencer, kes võttis vastu ja oli päriselt seal olemas. Kuidas numbrite mõttes see kampaania õnnestus? Nagu ma enne mainisin, siis jälgijaid sai päris ilusasti juurde, et 3 riigi peale kokku siis üle 3500 uue jälgija, siis 12 postitust kogusid siis 750 000 vaatamist ja üle 9500 interaktsiooni ja sealhulgas siis 300 000 video vaatamist. Pluss siis veel sisuloojate enda video vaatamised ja kaasatus, mida siis siin numbrites praegu ei olnud. Ütleme, taoline kampaania ilmselt teete mingi hetk jälle, et mis sa õppisid seal, et mida teha uuesti, ütleme mingi süke, et mis on tegelikult ju mingis mõttes kõlab ka nagu laheda sükse kampaania, mida mõni startup saaks ka teha, et võib-olla ka süke teatud vahenditega mingi piirini. Et mis on mingid õppetunnid sealt või mida sa järgmine kord teeksid teisiti? Ma ütleks, et see hea õppetund oli selle kampaaniaga ka see, et me alati otsime Samsungis neid asju, mida pole enne tehtud. Ja see oli üks nendest ideedest, mis jäi meil endal kuidagi meie sotsiaalmeedia juht tuli selle ideega välja ja ta jäi kuidagi kohe sõelale, tundus põnev. Jällegi alguses oli nagu alati asjade puhul, mida pole enne tehtud, väga palju küsimusi, et kuidas see päriselt hakkab välja nägema, täpselt kas keegi osaleb, kas keegi viitsib kuskile pakiautomaadi juurde joosta, aga tänu sellele, et kõik, kes olid kaasatud, uskusid sellesse, samamoodi meie sisuloojad, siis sai sellest väga hea asi ja ka tulemused näitasid seda. Ehk siis ma ütleks, et see on see asi, mis kõlab natuke klišeena, aga et katsetada neid uusi asju, mis võib-olla paberil alguses tunduvad, et ei tea, kas keegi viitsib ja kas üldse sellest asja saab. Ega enne ei tea, kui ära ei proovi. Et tundub, et inimesed ikkagi tahavad veits sellest mingist sotsiaalmeedia ja nii-öelda digitaalsest maailmast välja saada ja päriselt teha ka mingeid asju. Ja, ma arvan, et see on täpselt väga hea näide ka sellest, kuidas ka tekitas teatud määral ju ärevust see, et sa tead, et võib-olla sinu iidol, sisulooja on seal teatud kohas, ootab inimesi seal. Et ka see täpselt, et tuua see kampaania sotsiaalmeediast päris maailmasse. Väga hea. Me enne rääkisime mõõdikutest, aga ma tahaks teada natuke täpsemalt share of voice'i kohta. Ma tean, et te mõõdate seda, aga see on alati selline natuke võib-olla müstiline termin paljude turundajate jaoks ka ja kommunikatsioonis. Et mida see täpsemalt tähendab ja kuidas te seda arvutate? Ja, share of voice kindlasti vastavalt valdkonnale on erinev, aga suhtekorralduses tähendab see väga lihtsustatult seda, et me võtame kajastuste arvu, jagame selle läbi siis konkurentide või üleüldise kajastuste arvuga, korrutame selle 100-ga ja me saame protsendi. Ehk siis see protsent näitab, kui suur osakaal oli siis ettevõtte tegevustel meedias. On teil mingi ja selle nagu kategoorias on ju selles nagu teie valdkonnas ja? Ja, täpselt. Et sa saad seda teha, benchmarkida konkurentidega toote kategooria kaupa, et seal on väga palju erinevaid võimalusi. Kas teil on mingi konkreetne number, mis edu näitab ka? Et millest alla palju poole? Olema peab jah, et kui alla läheb, siis juba hakatakse seal juba mingi kirjutama emaile, et Ma ütleks, et selline keskmine hea on ikkagi olla seal 40% juures ja meil Eestis on see kindlasti üle selle, et ma võin selle üle väga uhke olla, et meil on väga hästi. Kas on veel mingid konkreetsed mõõdikud, millega kommunikatsiooni edu või mõju mõõta? Kindlasti selline kõige lihtsam mõõdik on see, et kui sa saadad välja pressiteate või kui sa pakud mingit teemat meediale,
siis sa pead tegema järeldused sellest, kui kaugele see jõuab. Et kui sa võtad enda mõõdikuks, mida ma olen näinud ja mis on väga suur ohukoht, et sa võtad enda mõõdikuks selle, et okei, meil on vaja nädalas teha 3 pressiteadet. Meil on vaja välja saata 3 pressiteadet, aga siin see mõõdik jääb sinna. Check. Aga mis nendest pärast saab? Kas need avaldatakse, kas see tekitab mingi diskussiooni, kas ajakirjanik pöördub su poole ja ütleb, et kuule, see on päris põnev teema, äkki räägime hoopis sellest, et mis sellest edasi saab, et kui seda jälgid, siis ei ole tegelikult mõtet lihtsalt toota sisu, vaid sellel peab olema ikkagi pikem eesmärk. See proporteerimine üles kõlas väga huvitavalt ja kõik see, kuidas sa kirjeldasid, meenutas mulle minu ajateenistuse päevi, et kuidas seal, et iga tund tuleb anda seal mingisugune quickset rep üles, et kas kuidas see, te ei saada ju e-maile, ma eeldan, et see on ka kuidagi tarkvarastatud, see tekitas natuke väikse huvi, et kuidas see on tehtud seal, kas kuhu te neid lisate, neid numbreid? Nagu ma enne mainisin, siis turvalisus on ka hästi suur osa Samsungis töötamisest, et see NDA ei ole ainult seoses seadmetega, vaid ka kõik meie ärilised näitajad, kõik numbrid on väga konfidentsiaalsed. Seega juba see hommik, kui ma avan enda läpaka, mul on seal 5 erinevat parooli, kuhu ma sisse login, kuhu ma tohin mida saata, et peamiselt meil on ka online'is siis näiteks SharePointis failid, mida siis saavad kõik riigid samal ajal täita. Okei, et see on mingi SharePoint on see siis SharePointi tabel, kus te siis täidate. Selge, seda tahtsingi teada. Kas mõõdikute osas on veel midagi, mida näiteks startuperid peaksid kaaluma? Või milles nad peaksid näiteks tõsisemalt võtma mingeid asju? Ma arvan, et see, mida ma just mainisin, on võib-olla üks põhilised asju, millele ma tahaks tähelepanu pöörata, et see kehtib ka sotsiaalmeedias, see kehtib põhimõtteliselt kõiges, mida me teeme, et ei ole mõtet teha asju lihtsalt selleks, et teha, vaid oluline on see eesmärk. Uue telefoni valguses räägib Samsung väga palju ka AI-st. Kas teil on kindlasti mingeid uuringuid selle kohta, et kui palju inimesed päriselt on valmis selleks, et nende telefonis on AI, kes nende eest mingeid asju ära teeb või nende igapäevaelu assisteerib? Jaa, mul on ja ma võtan kohe enda targa abilise välja. Me tegelikult aasta alguses Norstatiga tegimegi süvauuringu Eestis, Lätis, Leedus, kus me küsisime inimeste käest, et mis on nende hoiakud, kuidas nad kasutavad, kas nad kasutavad, miks nad ei kasuta, miks nad kasutavad. Ja päris palju huvitavaid asju tuli sealt välja. Näiteks üks nendest see, et Baltikumis siis kõigis 3 riigis ongi nutitelefon peamine koht, kus inimesed AI-d kasutavad. Et minu jaoks see oli üllatav, sellepärast, et tegelikult ma arvasin, et inimesed kasutavad rohkem võib-olla tööala, jah, täpselt, et sa ikkagi arvutis teed oma asju ja siis palun kirjuta mulle e-mail, mis oleks nagu tore, aga samas range. Et ma arvasin, et see on rohkem sinna kaldu, aga 42% näiteks Eesti vastanutest kasutab siis nutitelefonis. Lätis ja Leedus, kus juures on see üle 60%. Ehk siis meil võib-olla kasutatakse rohkem tööalaselt. Tegelikult siis pigem ka hüpotees on see, et just koolitööde tegemiseks, et lisaks tööle on ka õpilased need, kes moodustavad teatud osa sellest. Mis seal veel põnevad selles uuringus välja tuli? Mis siis inimeste jaoks kõige olulisem põhjus AI kasutamiseks on aja säästmine. Ehk siis Eestis 74% ütles, et kõige olulisem oli see, et AI aitab aega säästa. Lätis, kus juures oli see 66% ja Leedus 72%. Mitmendal kohal oli sõbra puudumine? Kus juures seda ei toonud keegi välja, kuigi need kaaslased muutuvad ühe populaarsemaks, aga võib-olla me ei andnud õiget lahtrit ka seda vastust meile anda. Aga mis
mis oli siis oluline ka see, et AI parandab töö kvaliteeti, aitab teha asju, mida varem võib-olla ei saanud või ei osanud teha. Ja need, kes siis ei kasuta AI-d, peamine põhjus nende jaoks oli see, et nad ei näe, kuidas see nende elus kasulik on, et üle 50% inimestest arvas seda. Ehk siis see ka meie jaoks andis hästi tugeva tõuke, et inimesi tuleb rohkem harida selles osas, kuidas see saab neid aidata, et meil lihtsalt ei anna nii-öelda seda õnge, vaid me õpetame ka kala püüdma inimesi. Aga kuidas te neid harite? Samsungil on ka enda AI meistriklass, me teeme seda juba teist korda, et see on märtsi lõpuni nii veebis kui siis nagu me enne rääkisime, et inimesed tahavad tegelikult koha peal ja füüsiliselt ka suhelda, et siis ka erinevates esindustes teatud kuupäevadel toimuvad workshopid, kus siis päris inimene näost näkku õpetab ja näitab, kuidas saab asju telefoniga teha. Okay. Ja need on siis tasuta üritused kõigile? Ja, loomulikult tasuta. Okay. Et see täpselt sealt saigi see mõte alguse, et inimesed tahavad tegelikult AI-d kasutada. Loomulikult seal on ka teatud hirm ja sa kardad asju, millest sa täpselt aru ei saa ka. Ehk siis kui me näitame, kuidas seda kasutada, siis pole seda hirmu ja tekib rohkem võimalusi ka lasta siis AI enda ellu sisse. Palju te Samsungis võite tehisaru enda töös kasutada? Privaatsusnõuete ja kõige tõttu ja turvariskid ja asjad? Meie ei saa enda töös väga palju seda kasutada just täpselt sellepärast, et see on väga suur risk ikkagi. Et, kõik e-mailid oma väikeste kätega? Jaa, kahjuks küll. Aga võib-olla see olete veel viimased veel, kes nagu oskavad oma peaga mõelda, et... No ma ütleks, et minu töös ja nagu ma enne mainisin, siis teatud tööaladel kindlasti ei ole seda ohtu, et AI võtab töö ära ja ausalt öeldes on aru saada ka, kui mõni tekst on kirjutatud puhtalt AI poolt, et inimesed vähemasti nagu toimetage üle, eks. See on minu ka tasuta nõuanne siin kõigile. Kõige selle valguses, mis me täna rääkinud oleme ja see AI usaldamine, selliste tehnoloogiate kasutamine, mis on üks asi, mida sa tahaksid, et startup turundajad endaga kaasa võtaksid? Ma arvan, et ma tahaksin mingil määral startup turundajatele anda selle korporatsiooni andmete ja raporteerimise vaibi edasi, et kuigi see on tõesti väga tüütu, siis näiteks ka AI-d kasutades on väga lihtne, kui sa söödad andmed ette, teha väga tarkasid järeldusi just ka selle kohta, kuhu sa enda aja ja raha paned. Ehk siis kuigi tüütu, siis kui on algusest peale tugev plaan, teame mida jälgida, seda mööda liigume, siis pärast saab korralikult andmeid ja saab teha väga tarku järeldusi. Väga hea. Lõpetuseks, ole hea, anna meile palun üks raamatublogi ja või podcasti soovitus. Ma tean, et teil on siin väga palju häid asju juba läbi käinud. Seega ma mõtlesin, et ma ragistan aju ja valin mõne väiksema, mida võib-olla keegi ei ole veel maininud. Ja kunagi mitu aastat tagasi ma lugesin sellist raamatut nagu Startup Growth Book, Andrew Lee Miller. Ehk siis see on turundaja, kes on mitu exitit teinud, hästi palju kogemust ja seal raamatust annab väga praktilised nõuanded, kuidas teha PR-i, meiliturundust, SEO-d, kuigi see on veidike vanem raamat, siis ma arvan, et need põhimõtted seal ikkagi väga hästi kannavad. Ehk siis võib-olla see on just ka pigem neile, kes soovivad mingit värsket pilku asjadele, mida nad on juba tükk aega ühtemoodi teinud, samamoodi neile, kes alles täiesti värskelt siia teema juurde tulevad. Ja ma kindlasti soovitan alati kõigil ka lugeda rohkem ilukirjandust. Sest et see on ja hoida ennast võib-olla kursis mingite muude maailma teemadega,
ehk siis Explained on väga hea platvorm, neil on nii doc kui podcast, Today Explained näiteks, et lihtsalt näppu pulsil hoida nii AI kõikide muude teemadega, mis maailmas hetkel olulised on. Kõlab väga, väga põnevalt. Vägev, aitäh sulle, et sa tulid. Ja aitäh, et toetate ka meid. Ja aitäh teile kutsumast, väga fun oli. Ja aitäh sulle et sa igastahes tulid ja rääkisid, kuidas asjad käivad ja et lisaks veel Samsungile ka veel Zone, aitäh ka sina, et sa meid toetad ja aitäh sulle teisel pool, kes sa kuulasid. Kui see episood sulle meeldis, siis jaga Instagram Stories või LinkedInis ja kui kuulad YouTube'is, Spotify's või Apple Podcastis, siis vajuta kindlasti subscribe, nii kuuled esimesena, kuhu see startup turundus meil liikumas on. Jah, kuuleme järgmises osas ja seniks edukat turundamist.